Ilmselt on väga palju autojuhte, kes kokku on puutunud mõlkidega autol, näiteks kas või parklas avastad, et su küljeuksel on mõlk sees. Ja tavaliselt tähendab see justkui seda, et nüüd tuleb kohe ühed korralikud arved keretööde eest ja oled pikka aega ilma autota. Tegelikult see mõlk ei olegi nii suur probleem, kui see esmapilgul paistab. Üldiselt mitte, et mõnikord see on täpselt 5-minutiline küsimus. Mõnikord on päevane, aga ikka see on palju kiirem, kui me teeks tavalist keretööd. No ilmselt mõlgil ja mõlgil on ka vahe, et millal nagu päriselt piisab sellest väikesest ajast, et see mõlk välja saada. Kui värv ei ole kahjustatud, saab igasuguse mõlgiga pöörduda. Kuna need mõlgid autole tekivad ootamatult, siis meil on hea võimalus täna üks mõlk tekitada ja see siinsamas kohe ka korda teha, et näidata, et tegelikult kui kiire see on. Täpselt nii, selle pärast me olemegi siin. Oi, kui halb hääl see on. Uskumatu, et pärast sellist tugevat haamripauku ma lihtsalt ei suuda seda mõlki üles otsida. Ma küll väga hoolselt jälgisin, et kus kohta ta selle lõi, et ma kindlasti midagi märkan siin. Aga no täiesti sile. No isegi siit külje pealt vaadates minu silm igal juhul seda kohta enam üles küll ei leia, kus see kõva pauk käis. Praegu vaatate lambiga, aga kui me ütleme nii, kui te ei näe seda lambiga, siis niimoodi te ei leia seda kohta helitöös. Ja kogu aeg oli kõigest 10 minutit ja 10 minutiga on see siit läinud. Kas see mängib ka rolli, et kus kohas see mõlk on? Tegelikult on ukses sees jooksevad igasugused tugevdused, raamid, siis samamoodi pannakse mürasummutust. No, see tekitab probleeme, aga lihtsalt see võtab lihtsalt rohkem aega selle mõlgi eemaldamiseks, aga tulemus on ikka sama. Et tegelikult isegi näiteks siin samas piileri peale lüües väike mõlk tekitada, see ei ole ka sinu jaoks mingi probleem? Ma võin kohe näidata, ei ole probleemi. See on palju, see on siuke väiksem, teeme kohe teisele kõrvale. Nii. See näeb päris hirmus välja, ma pean ütlema. Et see mõlk, mida me nüüd siit ära eemaldasime, oli täpselt randi peal, mis tundus nagu natuke isegi võimatu. Läks natuke kauem aega tõsi küll kui selle ukse mõlgiga, aga sama sile nagu oleks täiesti uus. Kuna meil on praegu talv, on vaja lihtsalt seda värvi natuke soojamaks teha, et ta oleks palju elastsem, et me saaksime liimitehnikaga seda välja tõmmata. Aga suvel see oleks natuke kiiremini, pluss veel tekitas probleeme, et see on nagu leksus ja sellel on hästi korralik metall. Üldkokkuvõttes, et ma näen ise, et mitte mingit jälgi nagu ei ole ja ma alati üritan kliendile loovutada ainult sellises korras autod. Eelmisel aastal käisime paari mehega Poolas, kus said vigastada lausa 6000 Hyundaid ja Kiasid, said nad rahekahjustusi ja oleme neid, seal oli suur tiim tervest Euroopast ja saime sinna kamba ja tegime kõik neid autod 3 kuuga korda. Üldiselt tavaliselt parklamõlgid me alustame 50 eurost alates. Oleme rahekahjustusi autot teinud siin Eestis ka, aga seal juba on ikka kasulikum seda oma vastutuse ära kasutada. Me töötame kindlustusega samuti. Kuidas see protsess välja näeb alates sellest hetkest, kui ma avastan, et mu autol see mõlk tekkinud on? Peate helistama, toota autot ülevaatusele, kui hind sobib kliendile ja kõik need nõustamised, mida me oleme teile pakkunud, paneme aeg kirja ja teeme. Mõnikord see on täpselt samal päeval, kui meil on aega, et auto sõidab kohe sisse ja kohe teeme seda korda. Võite denjon.eu koduleheküljele minna, aga võite julgelt minna meie sotsiaalmeediasse, saate rohkem infot sealt. Kõike meie töid saab jälgida Instagramis Dentmaster John.